lapsevanemad, õpetajad ja külalised. Alustame Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli lõpuaktusega. Lõpetajate tervitamiseks on sõna Õismäe Gümnaasiumi direktoril Kaja Toomsalu. Palun. Üks väike rõõm, las olla igal päeval. Üks särav pilk, üks õis või rõkkav naer. Üks killukene pilvevaba taevast, et tühjana võiks näida rusuv vaev. Armsad päevakangelased, austatud lapsevanemad, külalised, lugupeetud kolleegid. Täna 12. juunil 2025 saadab Tallinna Õismäe Gümnaasium lendu oma 9. klasside lõpetajad, 67 noort. Võime uhkusega öelda, et te saite hästi hakkama. Ja täna siin lõpuaktusel olles teadke, et üks etapp, kohustuslik põhiharidus, on tänaseks läbi saanud, mille tõestuse saate täna siit lahkudes kaasa võtta põhikooli lõputunnistuse näol. Põhikooli lõputunnistuse kiitusega saavad Rebecca Sepp, Laura Simonos-Kaite, Kirke-Miia Tinno, Laura-Liisa Lõhmus, Eliise Tamre ja Kadi Verk. Aga lisaks neile lõpetab täna 9. klassi veel 4. ja 5-ga 40 noort tüdrukut poissi meil. Nii, natukene tahaks ka tuua selliseid andmeid, kuidas meil läksid ka põhikooli lõpueksamid. Toon välja keskmise protsendi ja matemaatikas keskmiseks protsendiks meie koolis oli 77. Kuid on näiteks kõrvale, et Eestis oli see 64. Eesti keel 76% keskmine tulemus, Eestis 68. Keemias 88 keskmine protsent, inglise keeles 87,2%, vene keeles 97%. Ja oli veel üksikuid ained, aga need oli rohkem, kus osales meil rohkem õpilasi. Nii, tänaseks, aga kallid noored, te olete käinud koolis 1575 päeva. Aga kas teil on meeles esimene koolipäev, esimene õpetaja, esimene tund? Kas sa mäletad seda väikest tüdrukut või poissi, kes koos ema-isaga tulile koolile natukene ärevil, natukene kartes ja sind võtsid vastu sinu esimesed klassijuhatajad, kes ütlesid sulle sõnad: ära karda, sa saad hakkama. Ja täna tahaksingi nüüd siin tänada teie esimesi klassijuhatajaid. Palun, õpetaja Silvi Kreps. Õpetaja Aada Sander. Õpetaja Ritta Tõkke. Õpetaja Ritta Tõkket täna ei ole. Aga aastad möödusid ja väikesest tüdrukust on tänaseks sirgunud kena noor neiu ja poisikesest noormees. Koos klassikaaslaste ja õpetajatega need 9 aastat, mil püüti teid siin harida, õpetust jagada, selgitada, tähelepanu juhtida, kaitsta, veenda, pragada ja mida kõike veel on tänaseks möödas. Millised need aastad olid teile, teie vanematele, õpetajatele? Ja tõesti, kõikidel osapooltel on oma arvamus, oma kogemused
mida kogetud ja oma arusaam sellest, milline oli tulemus ja kas see meid rahuldab. Jah, tõesti, nii peabki olema, sest igalühel on oma eesmärk. Ja ma olen kindel, et meil kõigil on meie ootused alati kõrgemad saavutatud tulemustest. Aga teie klassijuhatajad on iseloomustanud teid, 9A klass ja klassijuhataja Piret Harro. Nad on teadmisimulised, uudishimulikud maailmas toimuva vastu, lõbusad ja lärmakad. 9A õpilased on nagu pereliikmed, kellega on tore kokku saada. Tüdrukud on jutukad ja poisid vaiksed, aktiivsed ja ühtehoidvad, kui saavad, siis ka laisad. 9B klassi juhataja ja Laura Pettai, ehedad, huumorimeelsed, arusaajad, kohusetundlikud ja armsad. 9C klassijuhataja Tiiu Kork, väga rahulikud ja vaiksed tundides, enamus püüdlikud õppimises, sõbralikud, kohusetundlikud, aga kooliüritustel pisut tagasihoidlikud. 9B klassi juhataja Liia Peganova, positiivsed, hakkajad, kokkuhoidvad, energilised ja uudishimulikud. Nii iseloomustasid teid teie klassijuhatajad. Armsad päevakangelased, teie, kes täna siin istute, ajage selg sirgu. Leidke päris oma mõte, millele edaspidisest toetuda ja järgige seda. Teis peitub palju rohkem, kui seni olete välja näidanud. Keskpärane on alati olla mugav ja turvaline. Aga laiendada tuleb neid raame, mis ei lähe vastuollu aususe, vastutustunde, kohustuse ja õigusega. Raame, mis aitavad neid arendada, tuleb avardada. Ainult riske võttes saab edasi minna ja paremaks muutuda. Aitäh teile, kallid lõpetajad. Austatud vanemad, õnne ka teile. Teadke, et teie pojad-tütred on koos igaüks üksikult tublid, suure südamega. Olge neile kauaks veel nõuandjateks. Kui on vaja, palun ulatage ka abikäsi, aga laske neil ka ise oma plaane teha. Jätkugu ikka teil armastust oma lapse vastu. Ta võib olla edukas, aga edu annab palju asju, aga mitte seda suurimat hingeomadust, mida saab kinkida ainult ema, isa armastus. Lugupeetud kolleegid, tean see, mida te teete, on tõesti raske, keeruline ja ka kulutav. Aga kui täna siin saalis istudes on teie vastas 67 säravat noort inimest, siis te kõik tunnete, et ükski minut kulutatud ajast tühja ei ole läinud. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu. Suur aitäh teile, kolleegid, ja kõigile toredat pidupäeva jätku. Aitäh! Kaheksandate klasside poolt tervitab lõpetajaid Marten Lauri Anderson. Palun. Tere, kallid üheksandikud, õpetajad, lapsevanemad ja külalised. Kas tänase kevadpäevaga ei lõppe mitte ainult pikk kooliaasta, see, mis vahepeal tundus lõputu, kontrollööde ja äratuskeelte virvarina, vaid ka üks suur peatükk teie elust, kogu põhikool. Teie 9. klassi lõpetajad olete tõestanud, et suudate võtta vastutuse, teid üles kaotsi läinud vihikud, õppida viimasel hetkel, edukalt lõpetada 9. klass. Olete näidanud, et suudate esitada kodused tööd, ka siis, kui tähtaeg oli eile ja vahel õpetaja suuremeelsel ajal ka üleeile. Olete näidanud, olete need, kellelt tasub eeskuju võtta või vähemalt võtta seda kerge huumoriga. Püüame meiegi esitada kodused tööd alati stiilselt hilinedes.
loominguline vabadus, eks ole. Olla tundides kohal, vähemalt füüsiliselt, isegi vaimselt viibib TikTokis või YouTube'is. Sooritada kontrolltööd sellise järjekorras, et sõpradega saab ka oma teadmist kontrolltöö teemadest jagada. Spordipäeval lubame joosta kiiremini, kui põhikoolis parim sportlane. Vähemalt unistustes, aga naljad naljadeks. Täna on päev, mil võite tunda enda elule uhkust. Te olete teinud ära suure töö. Te olete kasvanud, eksinud, õppinud, paranenud, jõudnud siia, kus te täna olete. Igaüks teist on eriline ja igaühel on oma lugu, oma tugevused ja oma unistused. Täna klassikaaslasi ja sõpru, kelleta poleks need aastad olnud pooltki nii lõbusad. Täna ka me vanemaid, kes on teid hommikut üles ajanud, teie õnniga toime tulnud ja alati toetanud. Edasi ootab teid uus teekond, uued koolid, uued kogemused ja uued väljakutsed. Aga loodetavasti te lähete sellele vastu julgelt, sest teil on tugev vastutav põhi all. Teie teate, kes te olete. Teil on piisavalt naljameelt, et elu tõsiselt mitte võtta ja piisavalt tõsidust, et võtta seda huumoril. Head teed teile, kallid üheksandikud. Teie ette tuleb nüüd 8. B klassi õpilane Karmen Sädelin-Palm ning ta esitab teile loo Tulbid ja bonsai. Me naerame, õhtu on juba, veel jäätis täis külmutuskapp. Täis loojuvad päikes saab tuba, kus näha meid segaseid kaht. Tilk muraka moosi on mina, said hõrgud ka soolased road. Need olen siis sina ja mina, meil käes olla lapselik lood. Tee minuga nii, et kaoks mured. Mind ära too kurbust eemalt, too rahu ja pikema tuned. Ma tean, sina suudad ja saad, tee minuga nii nagu suvi. Kui kohtume sadamakai ja laual on Hollandi tulbid ja Hiinast meil räägib bonsai. Ja Hiinast meil räägib bonsai. Kaneel sai ja sisse sai paras, hea krõbesest küpsenud võis. Nii vaatad mu südame taha, mis tantsu sind kohates lõid. Mind haarad ja targasti taipad, ei mõttetult lahuta meid. Ma jäängi nüüd päriselt paika, me naerame veel. Tee minuga nii, et kaoks mured. Mind ära too kurbust eemalt, too rahu ja pikema tuned. Ma tean, sina suudad ja saad, tee minuga nii nagu suvi. Kui kohtume sadamakail ja laual on Hollandi tulbid ja Hiinast meil räägib bonsai. Ja Hiinast meil räägib bonsai. Nüüd aga ongi kätte jõudnud aktuse tipphetk. Lõpetajatele jagatakse kätte põhikooli lõputunnistused. Tallinna Õismäe gümnaasiumi direktori käskkirja loeb ette õpetaja Airi Nurk. Kiitusega lõpetajatel palume ette astuda koos vanematega.
põhikooli riikliku õppekava paragrahv 23 lõike 1 ja 2 ning Tallinna Õismäe gümnaasiumi põhimääruse paragrahv 22 lõike 2 punkti 22 alusel ning tulenevalt Tallinna Õismäe gümnaasiumi õppenõukogu 5. juunist 2025 otsusest number 7. Lugeda põhikool lõpetanuks ja anda kätte põhikooli lõputunnistus järgmistele lõpetajatele. 9. A klass. Kristjan Aare. Aine kiituskiri füüsikas ja kehalises kasvatuses. Angeelika Arend. Ilja Jampkin. Aine kiituskiri füüsikas, kehalises kasvatuses ja keemias. Klassijuhataja tänukiri emale. Christopher Theodor Juuresoo. Autasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Loviis Liisbet Juuresoo. Autasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Karl Gerd Karlsson. Palju õnne. Karl. Rikard Kärg. Aine kiituskiri kehalises kasvatuses. Nikolas Aksin Laur. Kooli aukiri hea õppimise eest. Aine kiituskiri füüsikas, inglise keeles ja kehalises kasvatuses. Kooli tänukiri vanematele. Autasustatakse raamatuga. Laura-Liisa Lõhmus lõpetab põhikooli kiitusega. Kiituskiri väga hea õppimise eest. Tänukiri tublile koorilauljale. Kooli tänukiri vanematele. Autasustatakse raamatuga. Palju õnne. Kaisa Mahlapuu. Aine kiituskiri füüsikas, keemias ja saksa keeles. Autasustatakse raamatuga. Henri Erik Mürkel. Palju õnne. Elisabeth Noot.
kooli aukiri hea õppimise eest, ainekiituskiri füüsikas, kehalises kasvatuses, vene keeles, inglise keeles ja keemias. Kooli tänukiri vanematele, au tasustatakse raamatuga. Ja siis siiapoole. Oliver Ots. Ainekiituskiri matemaatikas. Hanne-Loore Ott. Ainekiituskiri käsitöös ja kodunduses, keemias ja matemaatikas. Palju õnne. Henriette Räim. Palju õnne. Rebecca Sepp lõpetab põhikooli kiitusega. Kiituskiri väga hea õppimise eest, kooli tänukiri vanematele, au tasustatakse raamatuga. Palju õnne. Suur tänu teile. Aitäh. Suur tänu teile. Laura Simanus-Kaite lõpetab põhikooli kiitusega. Kiituskiri väga hea õppimise eest, kooli tänukiri vanematele, au tasustatakse raamatuga. Palju õnne. Suur aitäh teile. Palun. Suur tänu teile. Palju õnne. Palju õnne. Kirke Miia Tinno lõpetab põhikooli kiitusega. Kiituskiri väga hea õppimise eest, kooli tänukiri vanematele, au tasustatakse raamatuga. Palju õnne. Suur tänu. Anna lihtsam äkki. Christopher Tõlgo. Kooli aukiri hea õppimise eest, ainekiituskiri füüsikas, vene keeles, inglise keeles, kehalises kasvatuses, keemias ja matemaatikas. Kooli tänukiri vanematele, au tasustatakse raamatuga. Kadi Verk lõpetab põhikooli kiitusega. Kiituskiri väga hea õppimise eest, kooli tänukiri vanematele, au tasustatakse raamatuga. Palju õnne.
Suur aitäh teile. Palun. Suur aitäh teile. Marianna Villemson. Ainekiituskiri inglise keeles, keemias ja matemaatikas. Palju õnne. Aksel Värs. Palju õnne. Täname klassijuhatajat Piret Harrot südamega tehtud töö eest õpilaste õpetamisel ja juhendamisel. Üheksas B-klass. Monika Ankipovitš. Ainekiituskiri füüsikas, inglise keeles, kirjanduses, kunstiõpetuses ja keemias. Autasustatakse raamatuga. Palju õnne. Ole hea, Monika. Siiapoole ja siis siiapoole. Emil Temeškevitš. Palju õnne. Timur Tidenko. Ainekiituskiri inglise keeles ja kehalises kasvatuses. Klassijuhataja tänukiri emale. Miia Vita Jaanimägi. Ainekiituskiri inglise keeles ja kirjanduses. Palju õnne. Laura Kaljuvee. Ainekiituskiri füüsikas, inglise keeles, kirjanduses, kunstiõpetuses, keemias ja geograafias. Autasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Tänukiri tublile koorilauljale. Autasustatakse raamatuga. Klassijuhataja tänukiri tublile klassivanemale. Kulistan Khooja. Ainekiituskiri vene keeles, kehalises kasvatuses, inglise keeles ja ühiskonnaõpetuses. Karmen Kivisild.
Egmar Laine. ainekiituskiri vene keeles tehnoloogiaõpetuses ja kehalises kasvatuses. Paul Lapimaa. ainekiituskiri tehnoloogiaõpetuses. Autasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Isabella Mitškevitš-Jutte. kooli aukiri hea õppimise eest. ainekiituskiri eesti keeles, kirjanduses, inglise keeles, ühiskonnaõpetuses, füüsikas, vene keeles ja keemias. Autasustatakse raamatuga. Kooli tänukiri vanematele. Kerstin Niitav. ainekiituskiri vene keeles, inglise keeles, eesti keeles, kirjanduses ja kunstiõpetuses. Autasustatakse raamatuga. Karl Kristjan Onna. ainekiituskiri vene keeles ja kehalises kasvatuses. Maribel Pennaste. Sten-Jan Ranniste. Charlene Romandi. ainekiituskiri vene keeles. Katriin Tammsalu. ainekiituskiri inglise keeles. Eliise Tamre lõpetab põhikooli kiitusega. Kiituskiri väga hea õppimise eest. Autasustatakse raamatuga. Kooli tänukiri vanematele. Artur Teder. ainekiituskiri vene keeles, kehalises kasvatuses ja ajaloos. Robert Teiberg. ainekiituskiri keemias.
Reno Tummeldau. Ainekiituskiri inglise keeles, füüsikas, vene keeles ja keemias. Autasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Autasustatakse raamatuga. Täname 9. B-klassi klassijuhatajat Laura Pettait südamega tehtud töö eest õpilaste õpetamisel ja juhendamisel. A ja B-klassi poolt tulevad kõnelema Laura Kaljuvee ja Marianna Vilemson. Palun. Lugupeetud kooli juhtkond, õpetajad, kallid lapsevanemad, õed-vennad, vanavanemad, lähedased ja otse loomulikult kallid lõpetajad. Markamatult on möödunud 9 aastat hetkest, kui me esimest korda sellesse koolimaja astusime. Nüüd seisab meie lend viimast korda koos ja jätab pidulikud hüvasti põhikooliga. Armas lõpetaja, kas mäletad seda 1. septembrit aastal 2016, kus seisid kooliõuel ja hoidsid tolleaegse 12-ndiku kätt, kui kõndisid temaga koos esimest korda aulasse ja läksid vastu võtma oma öökooli öösikese abitsalt. Sel hetkel poleks osanudki arvata, mis järgmise 9 aastal jooksul juhtuma hakkab. Nüüdseks tarkateks, loovateks ja viisakateks noorteks siirgunud 9. A klassi õpilased võttis esimeses klassis oma tiiva alla õpetaja Silvi Kreps. Ta valmistas meid oma rangete meetoditega tulevasteks aastateks hästi ette. Peame teda tänama. Meid kiidetakse siiamaani, kui Silvi hästi koolitatud lapsed. Nutikate ja ettevõtlike 9. B-klassi õpilaste kooliõde algas õpetaja Ada Sandriga. Ta hoolis meist väga ja koroonaepideemia ajal helistas ta meile oma vabast ajast, et teada, kuidas meil läheb. Kõiki õpetajaid mäletame väga isemoodi. 9. A ja 9. B-klassi õpilastele on igati kasuks tulnud õpetaja Liina Antonise kuldsed sõnad. Spikerdamine ei ole keelatud, lihtsalt ei tohi vahele jääda. Kuidas teie arvates siis kõigil ajaloos ja ühiskonnaõpetuses nii ilusad hinded on? A-klassi eesti keele kirjandusõpetaja Kristjana Päll kord peab oma OG tupsununnusid nutikateks, naljakateks, helge tulevikuga noorteks, teinekord aga ebaviisakateks, lärmakateks, puuduliku eesti keelega sustikuteks. Õpetaja Tiiu korgitunnis sai ikka kõht selg tuhar harjutustega vormi, sest me ei tahtnud ju ometi olla nagu need 4. klassi ülekaalulised poisid. Poisid sooviksid aga vabandust paluda õpetaja Tõnu Ojalt selle eest, et kajakad võisid mõnikord liiga paljud olla. Vahepeal aga võis e-koolist avastada järgmise päeva ülesannete hulgast ootamatu külalise, bioloogia kontrolltöö. Kuid hullu polnud, Inga Eerbas jagas alati enne tunni algus meelsasti kõikidele ülesannete vihjeid. Rekordarvu Värska veepudelite omanik pärast põhikooli inglise keele eksamit on kindla peale õpetaja Mari Mettala. Siinjuures meie klassi vabandused Marile, kes ehk ei osanud aimatagi, mis teda ees ootab, kui oli nõus vaatama meiega filmi Näljamängud. Parim noomia oli füüsikaõpetaja Joonas Lemmik, kelle Henri ajas terve klassi muhelema. Teda mäletame kui õpetajat, kelle tunnis võis julgelt oma küsimuse välja käia, sest rumalaid küsimusi pole.
parim sari kontrollide tegija oli Jaanika Hõimre. Mul on paremat tunnet, kui väljuda klassist pärast geograafiatööd ning rääkida teistele oma töö muljest. Muuseas, Kätlin Milkovi matemaatikatunnis ei suudaks isegi Jack Norris nulliga jagada. Vahepeal omandasime ta musta huumorit täis tundides matemaatikaliste teadmiste asemel hoopis elujäämisoskusi. Näiteks, kui oled lühikest kasvu neiu, ära endale pikka kolmporulist meest võta, sest selle poisi last ei suuda sa välja kanda. Oili Nurga keemiatundides aga sai alati palju nalja ning tema tundides rääkisime mitte ainult keemiast, vaid ka erinevatest nimepäevadest. Olga Papusinovale sai 9. A-klass ära rääkida terve oma elu loo vene keeles. Tatjana Marashuki tunnis sai vähemalt 15 korda vaadatud seriaal Lasnakorsk. Tänu sellele oskame nüüd kenasti ellu jääda Lasnamäel. Aleksei Aleksejevi reipad tered ja alati päikest täis naeratus tegid isegi kõige hallima päeva helgemaks. Oskar Pärna matemaatikatundidest saime samuti ka omandatud parima üüri otsimisoskuse ning tema tunnid olid alati palju nalja täis. Tahaksime oma kõnest tänada ka valvelavade Elisat, kes juba esimesest klassist peale on aidanud meil asju otsida ning meid nii armsasti on kohelnud. Ja nüüd muidugi meie armsad klassijuhatajad. Piret Haruga oleme meie 9A alati saanud kõikidel teemadel juttu ajada. Oleme isegi arutanud selle üle, kas parem on tralalero tralala või ballerina cappuccino. Piret oskas oma klassi korda hoida, hoolis igast õpilasest ja soovis, et neil läks hästi. Oleme selle eest tõesti väga tänulikud. Laura Petteid, kelle endine perekonnanimi Saidla on meile 9. B-le siiamaani jaarsaks jäänud, võttis meid kohe alguses väga lähedaselt vastu. Laura Pette tundides saime vestelda absoluutselt kõigest, alates pelmeenide kastete valikust kuni Postimehe artikliteni. Ta on alati olnud väga hooliv ja täname teda korraldatud filmiõhtute eest. Tahame tänada oma õpetajaid, et te oma teadmisi meiega jagasite ja valmistasite meid hästi ette gümnaasiumiks. Oma suuremaid tüdesi vendi, et te meie jaoks vanu teemasid meelde tuletasite ning lasite meil vahepeal piiluda oma vanadesse õppematerjalidesse. Otse loomulikult oma kalleid lapsevanemaid, et te meile toeks olite nii finantsiliselt kui ka vaimselt tasandil. ChatGPT, et ta kunagi ei jätnud vastuse võrgu ja aitas meid alati hädast välja. Ja oma armsaid klassikaaslasi ning paralleelklassikaaslasi, kellega koostööd tehes said alati kõik kontrollitööd korralikult tehtud. On kahju, et järgmine õppeaasta viib meie teed lahku ja mitmed meist ei jätka enam koos õpinguid. Siiski soovime me kõigile oma kaaslõpetajatele palju edu ja häid saavutusi tulevikuks, kus iganes nad oma õpinguid ka ei jätkaks. Nagu Inga Airbas meie kohta on öelnud, kui te midagi juba kord ette võtate, siis te sellega korralikult ära teete. Tallinna Õismäe gümnaasiumi 49. lennu ehk eliitlennu A ja B klassid tänavad teid kuulamast ja soovivad kõigile ilusat päeva jätku. Palume siia ette nüüd Laura-Liisa Mehmus, kes esitab teile klaveril Chopini nocturni.
jätkame 9. C tunnistuste kättejagamisega. 9. C klass. Kevin Argos. Ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Emilia Kudim. Helena Heering. Ainekiituskiri füüsikas, inglise keeles, vene keeles ja keemias. Vassilina Janiševski. Claudia Kaljulaid. Ainekiituskiri kehalises kasvatuses, füüsikas, inglise keeles, vene keeles, kunstiõpetuses, ühiskonnaõpetuses ja keemias. Au tasustatakse raamatuga. Karmo Kaljur. Sandra Klaasimäe. Ainekiituskiri vene keeles, füüsikas, matemaatikas, keemias, inglise keeles, ühiskonnaõpetuses ja bioloogias. Au tasustatakse raamatuga. Tänukiri vanematele. Marii-Marleen Martein. Andreas Nõulik. Miia Pauts. Palju õnne. Sofi Eliis Pajumaa. Kooli aukiri hea õppimise eest. Ainekiituskiri füüsikas, inglise keeles, vene keeles, kunstiõpetuses, ühiskonnaõpetuses, keemias, geograafias, matemaatikas ja bioloogias. Au tasustatakse raamatuga. Kooli tänukiri vanematele. Stella Maria Piho. Ainekiituskiri kehalises kasvatuses, füüsikas, inglise keeles, vene keeles, ühiskonnaõpetuses ja keemias. Au tasustatakse raamatuga. Ken Kasper Randkivi. Karel Ruudna. Elisabeth Resent-Jakk. Robin Talumaa.
Rasmus Teras. Matilda Vahter. Ainekiituskiri inglise keeles, kunstiõpetuses ja ühiskonnaõpetuses. Autasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Autasustatakse raamatuga. Täname klassijuhatajat Tiiu Korki südamega tehtud töö eest õpilaste õpetamisel ja juhendamisel. Üheksandat C poolt kõneleb Matilda Vahter. Lugupeetud direktor, õpetajad, lõpetajad ja külalised. Me oleme täna siia kogunenud, et tähistada ühe teekonna lõppu ja ühtlasi ka uue algust. Õnnitleme meie tarku, töökaid ja toredaid koolilõpetajaid ning saadame neid edasi oma järgmisesse eluetappi. 9 aastat tagasi saabusime käsikäes abiturientidega siia koolimajja, kus saime kätte oma esimese kooliabitsa. Keegi meist ei oleks osanud ette kujutada, milline koolitee meid ees ootab. Igaüks siit ja mäletama neid koolipäevi erinevalt. Kelle omad olid täis rõõmu ja naeru, kes mäletab keerulisi tunni või kontrolltöid ning kes tahtis kangesti kooli sõprade juurde jõuda ja kes igatses kiiresti peale tunde koju minna. Head soovid lähevad õpetajatele, kes on andnud endast parima, et meid harida, aidanud kujundada meist paremad inimesed ning saatnud meid pikal kooliteel. Avaldame suurt tänu meie esimesele õpetajale, Rita Tõkkele, keda mäletame tema kõva käe, kuid suure südamärgi. Ja me mäletame klassireise temaga, mis ei olnud eales igavad, vaid seiklusrikkad ja mälestusterohked. Me ei unusta meie praegust klassijuhatajat, südamlikku ja heatahtlikku õpetajat Tiiu Korki. Tema ootas ja ootab ka edaspidi meilt alati parimat ning tema emalikkuse ja hoolivuse eest oleme väga tänulikud. Nüüdseks hargnevad meie eluteed, soovime kõikidele lõpetajatel tulevikus õnne, jõudu ja tarkust. Jätkame 9. B klassitunnistuste kättejagamisega. 9. B klass. Hugo Eerik. Ainekiituskiri tehnoloogiaõpetuses ja inglise keeles. Palju õnne. Eveli Kivirand. Marek Mäe. Mette Täkker. Kooli aukiri hea õppimise eest. Ainekiituskiri keemias, käsitöös ja kodunduses. Au tasustatakse raamatuga. Kooli tänukiri vanematele. Palju õnne. Valter Veebel. Palju õnne.
täname klassijuhatajat Liia Beganovat südamega tehtud töö eest õpilaste õpetamisel ja juhendamisel. Ja mina oma poolt veel tahaksin veel kord palju õnne teile kõigile, aga tahaks ka tänada meie õppejuhti Lea Rüüsakut. Üheksanda B klassi poolt kõneleb Eveli Kivirand. Lugupeetud õpetajad, direktor, lapsevanemad ja meie armas 9. V. Me kirjutasime seda kõnet samamoodi nagu 9. V teeb raamatu kokkuvõtteid. Lükkasime seda edasi kuni aktuse nädalani. Aga siin me oleme. Ma tahaksin välja tuua paar olulist asja. Aja juhtimine. Ära jätta asju viimasetele hetketele. Vastutuse võtmine, kui ikka ei õpi õigel ajal. Vastutavad ju alati sina ise või et e-koolis ju ei olnud üleeile seda ülesannet kirjas. Koostööd, teavita viimastest uudistest ka klassikaaslaseid. Meist nii mõndagi hommikuti koolis šoki saanud, sest meil ei olnud täna kontrolltööd või? Olgem ausad, meil kõigil on sellised hommikuid ette tulnud. Aitäh sulle, Liia, et sa meid 3. klassis enda tiiva alla võtsid ja meiega nüüd juba 7 aastat olnud oled. Aitäh, et sa õpetad meid iga päev olema meie ise ja alati meelde tuletad, et meil on raamatutööd tegemata. Meil on hea meel, et sa meile kõik need aastad oled valinud alati kõige lühemad raamatud, sest isegi Edward Bornhöhe Tasuja oli meile liiga mahukas. Meelde jäävad meile ühised ettevõtmised, reisid Eesti linnadesse, eriti meeldev reis oli Hiiumaa, kus sai koos nahkhiirega ööbitud. Me peaksime nüüd üle suve järsku suureks saama. Me läheme oma teed eri koolidesse ja klassidesse, kuid mäletame jääme me seda klassi kooli omamoodi, nagu meiegi oleme. Suur tänu meie kõige armsad õpetajad, tänu teile kujundame meie oma eluteed ning astume üha julgemaid, teadlikumaid samme iseseisvatel radadel. Suur tänu meie kõigile suurematele fännidele, lastevanematele, et olete alati meie tugipostid või taksojuhid just selles olukorras, kus me seda vajame. Aitäh! Nüüd on sõna põhikooli klassijuhatajatel. Palun. Armsad lõpetajad, vanemad, juhtkond, kolleegid. Täna olen mina see, kes annab edasi nii enda kui teiste 9. klasside klassijuhatajate sõnad teile, kallid 9-ndikud. Õpetaja Liia Beganova soovib teile, armas 9. V, öelda järgmist. Täna on see päev, mil meie ühine teekond saab läbi. See on olnud 7 aasta pikkune rännak, pikk ja õpetlik teekond. Need 7 aastat on kinkinud mulle võimaluse kasvada koos teiega. Olen näinud teie esimesi pingutusi uute teadmiste saavutamiseks, kuulnud teie rõõme ja muresid, jaganud teie edusamme ja õppinud koos teiega. 9. V klass on olnud midagi enamat kui lihtsalt klass. Te olete olnud meeskond, kes on tõestanud, et ka kõige keerulisemast olukorrast on võimalik väljuda võitjana, kui on piisavalt visadust, usku ja koostööd. Just teie olete näidanud, et tugevus ei ole ainult heades hinnetes, vaid ka üksteise toetamises, edasi püüdlemises ja soovis paremaks saada. Meie ühisesse 7 aasta sisse on mahtunud hulganisti toredaid hetki, klassireise, ekskursioone ja sündmusi, mis toovad tänagi naeratuse näole. Need mälestused, mis jäävad, olgu ajas kui palju tahes aastaid. Täna, kui te astute järgmisse eluetappi, soovin teile, et te ei kardaks eksida,
sest just eksimused õpetavad meid edasi liikuma. Ärge kartke unistada suurelt, sest teis igaühes on potentsiaali muuta maailma ja ärge unustage, et 9. V jääb alati teie osaks, nagu ka teie jääte alati minu omaks. Südamest tänan teid selle usalduse ja aja eest. Olge julged, olge head ja minge uhkusega oma tulevikule vastu. Õpetaja Tiiu Kork soovib teile 9. C-klass öelda järgmist. Olen teid õpetanud 1. klassist alates. Sain õpetaja Ritalt rõõmsad, õpihimulised ja kohusetundlikud lapsed. Nagu ikka on elus tõusud ja mõõnad. Nüüdseks on teist saanud väga vaiksed, omaette hoidvad noored inimesed, kes koolis väga tähelepanu pole soovinud. Siiski olete olnud tublid ainenädalate viktoriinidel ja mälumängudel osalejad. Seal läks suurem koormus tüdrukutele. Õppekäikudel olen alati teie üle uhkust tundnud, sest olete olnud tähelepanelikud kuulajad ja head kaasamõtlejad. Soovin, et edaspidi usaldaksite ennast rohkem ja oleksite väljakutsetele avatud. Keegi tark inimene on öelnud, et elus on 2 tähtsat hetke. Siis, kui sünnid ja siis, kui saad aru, mis sinu ülesanne on. Loodan, et teete elus õigeid valikuid. Õpetaja Piret Harro soovib teile, armas 9A, öelda järgmist. 9A klass on olnud eriline, täis tarkust, tahtmist ja sihikindlust. Nendes peitub haruldane tasakaal, oskus püüelda parimate tulemuste poole, samal ajal jäädes tagasihoidlikuks ja hoolivaks. Te olete olnud ambitsioonikad, seades endale eesmärke, mille poole sihikindlalt püüda. Teie seas valitses alati ka väike või siis ka suur konkurents, mis ei lõhkunud, vaid kasvatas õpihimu ja loomulikult vahel ka natuke laiskust ja kuhjaga emotsionaalsust. Armsad noored, teil on ees terve maailm. Ja kuigi täna on teie kooliteel üks peatükk lõppemas, siis iga lõpp peidab endas uut algust. Julgege olla teie ise ja astuge oma unistuste suunas kindlalt sammul. Kallis 9A, põhikool on nüüd selja taga, sa said hakkama. Edasi gümnaasium, kutsekas või mis iganes su plaanid on. Ära unusta huumorit, sõpru ja kohustuslikku varupliiatsit. Ja nüüd mina soovin ka oma 9. B-le üht-teist öelda. Armas 9. B-klass. Need ühised aastad on täis erinevaid hetki. Valdavalt on need hetked olnud siiski toredad, naljakad, südamlikud. Näiteks filmiõhtud ohjeldamatu maiustamisega, toredad väljasõidud ja tunnid, kus teemas püsimine oli muu jutu tõttu päris raske. Tõsi, on olnud ka nõutuks tegevaid hetki. Vihje, katkine prügikast inglise keele klassis ja katkine prill-laud 4. korruse vetsus. Teie hulgas on neid, kes sattusid direktori kabinetti esimest korda alles gümnaasiumi sisseastumisvestlusel, aga on ka neid, kellel on tee sinna väga selge. Lõpuks on aga kõike võimalik siiski meenutada hea sõnaga, vast isegi lausvihmas Vilniuse ekskursiooni või talvist räätsamatka Põlvini sulavees. Tahan teid tänada nende aastate eest. Mul on olnud väga tore ja suur au olla teie klassijuhataja. Ei ole midagi vahvamat, kui teised õpetajad tulevad ja ütlevad, kuule Laura, see sinu klass on ikka nii tore. Seda on väga palju juhtunud. Tänan ka teid, vanemad. Mul on nii koosolekutest kui arenguvestlustest eranditult positiivsed mälestused. Aitäh, et olete toetanud, aidanud ja armastanud oma lapsi. Tulemus on teie ees, nad kõik said hakkama. Armas 9. B, soovin teile jätkuvat huumorimeelt, headust, positiivsust, tahtejõudu ja distsipliini, sest motivatsioon on ülehinnatud. Häid sõpru ja pidage meeles, olge viisakad ja lahked, see avab teile palju rohkem uksi, kui hetkel arvata oskate. Palju õnne ja ilusat suve!
tänase aktuse lõpetavad Sandra Klaasimäe ja Karoliina Männik, kes esitavad teile Mozarti menuetti. Palun. Sandrale ja Karoliinale. Sellega on meie tänane aktus lõppenud. Head lõpetajad, õnnitlemine algab koolimaja ees. Pildistamine algab 20 minuti pärast aulas. Palun lõpetajate saalist lahkumiseks püsti tõusta. I get